nimi on Renata Klinikas, Pluss Meedias Maanta Nägemisest ja täna ma intervjueerin Johannest. Kuidas läheb? Tere, mul läheb väga hästi. Siis on hea, aga ma küsiksin, kuidas on sulle see festival meeldinud? See festival on mulle väga palju meeldinud, sest et ma olen kohtunud paljude sõpradega, nii vanade kui uutega, ja väga lahedad esinejad on ka sel aastal, minu meelest. Ja, aga kuidas sa said sellest festivalist teada? Ma sain teada sellest eelmisel aastal, kui oli minu esimene kord, kui ma siia festivalile tulin. Ja sellest rääkis mulle Tartu Pauluse noortejuht Robert Ponder ja ka missionär Kirsi Vimpari. Okei, aga mis on siiamaani su lemmiksündmus siin olnud? Seda on raske öelda, sest et nii palju on juhtunud. Et ma praegu jään küll vastuse võlgu. Teeme nii, kõike saab juhtuda. Aga mida sa oled Jumala poolt õppinud siin festivalil ja kui sa oled? Jaa, ma käisin ühel seminaril. Üks Iraani mees rääkis raskustest tema koduriigis, kuidas kristlasi taga kiusatakse ja vahel ka vangi pannakse ja on ka tapmisi olnud. Ja samas ta rääkis ka seda, et noorte puhul on see uus, et väga paljud inimesed pöörduvad just Kristuse poole. Ja see on väga oluline teada, et Kristus tegutseb ka sellistes riikides ja sellistes olukordades, kus iga inimene ilmselt meist hakkama ei saaks ja meil oleks kindlasti väga raske, kui meie elaksime sellises ühiskonnas. Et on hea meel tõdeda, et Jumal ei ole ka seal selga pööranud. Ja siis ma veel küsiksin, kas sa järgmine aasta tuleks ikka tagasi ka? Järgmine aasta on natuke kahtlane, sest ma lähen kaitseväkke. Sain ju sellest alles nädala alguses teada. Ja eks näis, ma ei ütle praegu jah, ega ei ütle ei. Teeme nii siis. Aga see oli siis intervjuu Johannesega, mina olen Renata Klinikas Pluss Meedias Maanta Nägemisest. Aitäh!